Tere, meie oleme siis fännisektor esimese ametliku episoodina siis tuleme teie ette. Mina olen Matis, jalgpalliekspert aastast 2003. Enamik ekspertarvamusi võib küll mööda minna minu enda kaalutatuse tõttu, kuna mõned klubid meediad rohkem kui teised. Aga siin ma olen ja minu kõrval on kes? Ma olen Kervin ja ma räägin sama juttu, et eks mul on umbes sama. 2002 võib-olla isegi võib-olla, et MM-ist alates olen püsivalt jälginud ja mul on sama teema, eks mul on ka mingid eelistused, aga üldiselt ikkagi midagi nagu klapib ka, et vaatame siis, kuidas läheb. Jah, et tegelikult me tegime ühe prooviepisoodi ka, seda teie kallid kuulajad kuulata ei saa, sest see maksab. Ja seda võib-olla siis saate meie 10. episoodi täitumise järel kuulata. Aga pikk jutt sitt jutt, lähme kohe jalgpalli juurde. Nädalavahetusel jalgpalli oli peale koondishaket väga palju. Ja lähme kohe esimesena siis Itaalia liiga juurde. Ja toimus siis laupäeva õhtul siis Inter Milan versus AC Milan. Kerge, kas sa mängu vaatasid? Ei, ma vaatasin seisma. Tüüpiline Eesti jalgpallifänn. No see Itaalia ongi sitt, et ma vaatan Premi. Telegramis käis tekst, ma ei pidanud vaatama, see on kõik teada, mis toimub. Jah, mina vaatasin mängu algusest lõpuni, poole silmaga tõsi, sest ikkagi perekohustused on ka täiskasvanud inimestel. Aga tegelikult oli ikka meeletult hea vutt, eriti kui sulle ei meeldi AC Milan, nagu minule. Et mis minule just silma paistis oli see, et see 3-5-2, mis tegelikult on ju Conte ajast saati Interi süsteem olnud, et Simeone on seda siis, vabandust, mitte Simeone, vaid Filippo Inzaghi on seda nagu väga hästi täiendanud. Marcus Thuram tippus väga hästi, suudab seda teise ründe rolli täita seal Lautaro Martinese kõrval. Et 3-5-2, just mida me näeme hästi palju on selliseid trenni tulemit. Et seal on selgelt õpitud kombinatsioonid, kes avanevad, kuhu avanevad, millal, et kuidas seda üles ehitatakse, et mängu vaadates AC Milanil ei olnud nagu mingit lootust, et korra seal Leo sähvatas, tekitas teravust, aga tegelikult kogu mäng oli ikka päris kindlalt Interi kätes. Seis on päris korralik 5-1, et seal tegelikult oli tõesti, palli küll veeratasid, aga nad midagi tõsist ei teinud, et lööke minu arust, kui ma vaatasin statistikat, oli ikka meeletult palju rohkem Interil, et see oli nagu selline seljavõit, mis sellel staadionil nagu, ütleme, ei ootaks sellist tulemust, võib-olla ootaks sellist tasavägisemat tulemust, aga minu jaoks oli see üllatusseis. Ja tegelikult ka ju esimene kaotus alles Milanil, et selles suhtes, et 3 võitu oli eelnevalt all, et katki pole midagi, aga mis minu jaoks just oli võib-olla selline tähelepanuväärne, et kuidas nüüd Milan siit edasi läheb, et see on ikkagi suurimalt konkurentilt, see on nagu 5-1 tala ja samas suvel toimus seal ka ju nii-öelda juhtkonna osas väike vahetus, seal Paolo Maldini, ma arvan, keda iga jalgpallisõber teab, löödi lihtsalt nagu põhimõtteliselt meeskonna juurest minema ja toodi uus, kas see oli siis tehniline direktor, spordidirektor, mis iganes, aga et seal nagu midagi nagu toimimas on ja nagu me varasemalt oleme rääkinud, et see on selline nagu Chelsea duubel, et Loftus-Cheekide, Pulisicite, Giroudega ja tuleb välja, et ei saa hetke Interi vastu. Tõsi, alles 4 vooru on peetud, et selles suhtes ei tasu nagu päris hulluks ka minna sellest ühest tulemusest. Jah, sest et tegelikult ju see 4 mänguga see tabel on üldse selline võitaks natukene huvitav, et kui Lecce ja Frosinone ka ikkagi tipus on, siis natuke seda Pärnu ja Kalevi vaibi tuleb sisse ja samamoodi tegelikult Rooma ei ole üldse hästi mänginud ja Laatsiost tasu rääkida, Laatsi on ikka kohutavalt mänginud, aga samas Napoli vastu mängis ikka kulda, lükkasid Napoli lokki. Mis ütleb võib-olla rohkem Napoli hetke seisukorra kohta kui Laatsi kohta? Jah, aga see on ikkagi 16 koht nagu hetkel Laatsiole on ka selline pigem negatiivne. Saanud tabel on täiesti algus samamoodi Premis ka, et igal pool, et igal pool tahetakse järeldusi pärast ühte mängu teha juba, et aga samas nagu, ma arvan, et seal et top 4 on ikka peale Lecce suht ikkagi lõpus ka jääb, ma arvan, Ja minu suureks pettumuseks Juventus on väga kindlalt alustanud, vaata, et seal on ju ikkagi, küll on Paul Pogba on dopinguga vahepeal vahele jäänud ja küll suvel mingid mängijad lahkusid ja Bonucci ja Ronaldo on klubi kohtusse andnud, aga vaatamata sellele siis tegelikult on ju uuega alustatud 3 võidu 1 viigiga, et mina ütlen ausalt, ma poleks seda uskunud, eelmine hooaeg tundus, et see Allegri all Juventus on pigem nagu ammendanud end, et pole nagu kuhugi edasi minna, pigem teevad treeneri vahetuse uuendaskuuri, aga jäid Euroopast välja, nad saavad ainult liigale keskenduda.
et tundub nii, et Juventus võib täitsa seal tiitlimängus sees olla, et võtavad oma neid koledaid ja veel koledamaid võite ära ja vaikselt triivivad sinna hooaja lõpus mõnes ka sinna tipus, et... Ja siis saad -15 punkti. No jah, võiks 20 saada. Et mina eile poole silmaga hoidsin peal nagu tähelepanu ka Fiorentina Atalanta mängul, et siin vahepeal oli hästi huvitav oli lugeda, et kes ta siis on, norrakas, taanlane, Joakim Mäele läks ära ju Atalantast Wolfsburgi ja siis ta rääkis, kui ahistav on see Atalanta töökeskkond, et Gasperini on siuke hull distsiplinaarne treener ja ei lubanud temal ja Höjlundil koos autoga trenni tulla, et muidu nad räägivad omavahel. Mis tundus tegelikult täiesti absurdne, et kui seal on tipuründaja ja põhi mingi parem äär, siis minu meelest on loomulik, et tippsatsis nad ei tohikski koos ühe autoga trenni tulla, sest kui üks auto paneb matsu, et siis kohe kahest alkoholisu mängest ilma. Aga intelligentne taanlane siis arvas, et see on sellepärast, et treener ei taha, et nad omavahel räägiksid, et Itaalias nagu ikka jalgpallis elu keeb, et Klavan ju rääkis ka, et kui üks halb tulemus oli, et siis läksid sinna Retirosse, elasid seal meeskonnaga treeninglaagris enam-vähem 2 nädalat, et kirge seal maal just nagu väheks ei jää või mis? Ma arvan sama ja tegelikult üldse nagu need viimase vooru mängud, mis olid ju kõik, peale selle Cagliari Udinese on ju, et olid päris siuksed väravatega rohked ka, et ma arvan, et Itaalia liigat tasus eelmisel nädalavahetusel vaadata. 0-0 oli terve vooru peal 1 ainult ja tõesti, see Cagliari mäng oli ka selline, et iga hetk see värav tuleb, aga ütleme, et see saare sats on päris hästi mänginud, et me saatub altpoolt tulles, aga jah, ma arvan, et tasub vaadata, et kui, ma ei tea, üks selle vooru mäng on ju tegelikult oli mängimata hetkel Salernitana ja Torino mängivad, siis järgmine nädal on ju uued sellised tõsised vastasseisud, aga ma arvan, et sellist ülikõva mängu meil kuskilt oodata ei ole, nagu oli Inter Milan ja AC Milan. Jah, terbid on alati ikkagi sellised võimsad. Torino-Rooma mäng, põhimõtteliselt on, aga... No jah, aga see El Grande Torino oli seal, mina ta oli enne teist maailmasõda ja et siis oli võimas tiim, et samamoodi siis oli Genua võimas ja siis oli Tallinn Sport ka võimas, aga nagu ajad on edasi liikunud ja uued tuuled puhuvad kahjuks või õnneks maailma jalgpallis. Võitiks Itaaliast veel midagi huvitavat on hetkel? No see, et Rooma oli 7. Mina ei mäleta, millal Mourinho tiim viimati oleks 7 väravat löönud. Võib-olla siis, kui tal oli see Di Maria, Gil Ronaldo ja Benzema, Higuain, et võib-olla siis, aga nagu Mourinho tiim lööb 7, et kui suur lagunemine seal pidi toimuma. Mõlemad on nagu suht tabeli taguotsas ka hetkel, alguses seal 4 mänguga, et võib-olla ei oleks tõesti oodanud sellist, aga tegelikult Rooma ju suudab palju rohkem, et Rooma on tegelikult väga hea sats, ma ütlen ise, et kui kõrvalt vaatad selle neutraalsena, siis ei saa vihata neid ja samast fänna ka neid, et see on keskmine sümpaatne sats, ütleks. Jah, mulle ka täitsa nagu Rooma meeldib, aga mul jätkuvalt ei ole Mourinhosse usku, et sa võid olla siuke self-proclaimed special one, aga nagu see ikka pidevalt ajad meeskonna omavahel tülli ja tood selle süüdlasi välja, olgu selleks Ricky Karstrop või keegi teine kolmas, et sul on ikkagi Lukaku, kellega minu mälu järgi ta ka Unitedi ajal väga hästi läbi ei saa, olid nad koos Unitedis mälu järgi ütleks, et elame näeme, aga show'd teeb Mourinho kindlasti ja itaallastele ta meeldib. Võib-olla tahtiski seda sädet tuua juurde, et liiga igav hakkas vahepeal, et see toob selle Lukakuga sinna küll, aga duširuumis vaielda, et riietusruumis, et jah. No samas ega see vastane Empoli ka ju, 0 ring sisuliselt, 0-12 on väravate vahe, et 4 mänguga. See 7 on Rooma, et ikkagi, Ja ainult 1 värav oli Lukaku, kes Eestil on ikkagi 2. Ehk siis Empoli on tugevam kui Eesti. Aga ma arvan, et on ka. Selle palus ei võime küll teha. Seeri teesse paneme äkki Eesti Team Estonia. Team Estonia. Kelle rahadega? EOK rahadega. Usume Andrus Veerpalu. Aga jah, ei tegelikult, ma ei tea, livescore'i taha, et siis Torino läks juhtima 0-1. No ka luua varast tuleb pauku. Aga ma arvan, et läheme edasi siit Hispaania liiga juurde. Kus siis tabeli tipp on ajalooline, top 3 õigemini. Ikkagi ajalooliselt 3 kõige suurema klubi Hispaanias on tipus. Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao. Et ja 4 on siis Girona. Ärme unustage seda, et Girona kuulub siis tegelikult sinna City gruppi, et
City, lisaks City'l on seal ju, issand jumal, kes seal on, see New York City. Melbourne, Bahia, igast mandrist üks, jah? Ja ei, see kokku on vist 13 või 14, et nagu tegelikult üle maailma need suured jalgpalli, need korporatsioonid on hakanud tekkima, eile ju see 777 Partners ostis ju ära Farhad Moshiri selle Evertoni osaluse. Juba omavad nad, kas äkki oli Toulouse, Prantsusmaal, Genoat, Itaalias. Ja see Villas on neil osalus, et selles suhtes, et need jalgpallikorporatsioonide tekket on ka siuke huvitav jälgida. Aga mina vaatasin Hispaanias 2 mängu ja kõigepealt esimene mäng, mida ma vaatasin, oli siis Sevilla Las Palmas, osaliselt selle tõttu, et nagu tribüüni seal chatis oli, et Las Palmase 15 mängi, et ei jõudnud õigel ajal lennukile, sest läksid kuskil kohvikusse vist. Et kõlab nagu rahvaliiga, aga vaatamata sellele andsid Sevillale väga südikal lahingu, et mina jälgisin siis Sevillat sellepärast, ma tahtsin näha, et mis veel Ramosel varuks on ja clean sheet, täitsa korraliku mängu tegi, juhendas liini, et tundub, et ikkagi kirg mängib rohkem kui 20 miljonit Saudi Araabias saadud pesot, sellepärast, et Sevilla sai sellega, kui ma eksi, sooja esimese võidu, et on nad ju tabeli lõpus, neil ongi jah, 1 võit, 3 kaotust. Et kas on see juhus või on see Ramose faktor? No Las Palmas ka ikka seal eelviimasel kohal. Lihtsalt mis mõtlesin, et neil 2 peale sisuliselt 40 lööki ja 1 värav, et tegelikult seal oleks võinud tulla rohkem, et seal oli andmist, oli korralikult, et ma vaatasin seda mängu, mida me vaatama, sõitsin Kuressaarest tagasi eile, siis mul need skoorid ikkagi viskab peale. Et 3 korda oli vist, et tuli teada, et see Villa lõi ära ja siis võeti ära. Et seal oli nagu see lõpuni välja, tegelikult oli 0-0 vist, lõpus lõid seal 70 midagi. Et huvitav mäng tundus täiesti, et kahjuks ma seda vaadata ei saanud, aga jah, seal tõesti Ramose pärast juba ootasid natuke, mitte ma ei ole kunagi Reali fänn olnud, ma ei ole kunagi olnud Hispaania fänn ka, aga legendide fänn ikka natukene oled, et siis minast üks eriti kui need legendid ei mängi Saudi Araabias. Just tahtsin öelda, et just sümpaatse käitumise poolest, et kui sa ei lähe kuhugi nagu lihtsalt raha kokku jääva, tegelikult tal on ju, ma arvan, eluks ajaks raha olemas, et tal ei ole ja just selle sümpaatse käitumise remargi korras saadaks tervitused kõigile Liverpooli fännidele, et ka minu meelest Ramos on läbi karjääri olnud sümpaatse käitumisega, et tervitusi kõigile Liverpooli fännidele ja Mo Salah'le. Eks üks asja ikka juhtub, see jalgpall kogemata astud valesti, ongi teise jagalu läinud. Cantona hüppas ka kogemata fännide sekka ja ikka juhtub vahepeal mingid intsidente. Et jah, et aga tegelikult Girona juurde ka, et tegelikult ma ise nagu isegi tahaks mingit sellist, et nüüd City rahad ilmselgelt tulevad sinna tippu, ütleme 3 aasta jooksul. Nad saavad esikolmikusse kindlasti, kui mitte see aasta. Mina olen veendunud, et jah. Miks? Täiesti veendunud. Ma arvan, et toovad paar mängi, et vaatame, kui nüüd teeme peti ära, et paneme 50 € vahele, kui mul loa lõpus õigus on. Päeva lõpus ei ka mul aga mina arvan ikkagi, et Hispaanias on need suured klubid olemas ja tegelikult ikkagi see eeldaks ikkagi päris suurt investeeringut, et pigem võib-olla siis ongi see, et City seeb nii palju neid mingid häid noormängid üle, keda saadetakse laenule, aga selle tuleb ka ju mingi limiit ette, et saadad 3 või 4 või palju sa võid ühte klubisse saata. No jah. Aga väga jagavad City'ga seda siis värbamissüsteemit, mis mängeid osta ja ma arvan, et sealt võib see vahe sisse tulla, aga ma arvan, et nii-öelda püsivaks top 4 meeskonnaks ma arvan, sügavalt loodan, nad ei kerki. Aga laupäev toimus siis Barcelona Real Betisi mäng, mida mina siis huvikasus ja vaatama, sest nagu ma Betisis väga mulle meeldib ikkagi Isco, kes oli siin 9 kuud ilma klubita ja tegi ennem 4 mängu, sai 4 man of the match auhinda ja siis tuli Barcelona vastu ja oli täiesti nähtamatu. Betis oli nähtamatu, Barcelona loputas neid 5-0. Hea, kui seal Betis poolest väljast üldse edasi sai, et Barcelona ainuke ost see suvi oli kusjuures 31-aastane Oriol Romeu, kellest maksti ka seal mingi 3,4 miljonit eurot. Ja Southamptoni ajast, ma arvan, inimesed mäletavad. Mina mäletan isegi seda, kui ta Barcelonast osteti Chelsea'sse, oli pingil, läks Southamptoni ja kuidas ta seal karjäär veeres, aga osteti just Gironast ja minu meelest sobib väga hästi sinna Barcelona süsteemid on ikkagi seal üles kasvanud, ta teab, mida nõutakse. Et kui Busquets lahkus, siis oligi küsimus, et kes seda rolli hakkab täitma. Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, kes? Aga tuleb välja, et 3,4 miljoni eest Oriol Romeu siiamaani on täitsa hästi välja vedanud. Et nii-öelda
Barcelona finantsraskused on avanud tee sükeste ootamatute kangelaste sünniks. No mis on lihtsalt väga palju nende vaatamist osas see nädal kaasa rääkida ei saa, et tõesti ainult sõidus on terve nädalavahetuse, aga noh, seisa tean, et ma eile ka vaatasin, et seal see, üleeile see Barcelona mäng, eile Real Madridi mäng, ma räägin Real Madridi fänn ka, aga neil ka ei olnud kõige kindlam see. Ma nagu tõesti Reali mingi pooldaja ei ole, kuigi meil tean, et tribüünis palju on neid, ise ka isiklikult mõnda tean, eriti seal mõnda teise sporditoimetuse inimesi ja et selles suhtes, et nad võtavad oma võidud ära, aga mitte midagi nagu sellist kindlat, nad täiesti oleks võinud vabalt seal viiki jääda, Sociedad äkki oleks võinud ära isegi võtta, et see oli huvitav, ma eile jälgisin seda skoori mõttes ikkagi pingsalt. Jah, seal oli 20 minutit Real oli lihtsalt trammi all nagu, et see oleks nagu Eesti versus Rootsi olnud, sellepärast, et see oli ikka nagu juba see Kubo, kes oli seal paremal äärel, kes oli muideks Realist, oli müüdud sinna Sociedadi, keerutas Fran Garcia, kuidas tahtis, tema tsendidest oli värav, tema üks värav seal veel tühistati ära, aga Real oli täitsa nagu trammi alla jäänud ja ma arvan, hooaja lõikes, pika hooaja lõikes saabki otsustavaks see, et kuidas Real Madrid suudab tipus ära lüüa, sest neil on tegelikult ainult üks tipuründaja, aga mängivad 2 tipuründajaga. Et seal nagu Vinicius ja Rodrigo on ääreründajad, Joselu on ainuke puhas ründaja, kaua ta kestab, ta on 31, jah, Hispaniolis lõi eelmine aeg palju väravaid, aga jätkuvalt, ma arvan, see Reali 5 mängu 5 võitu on natuke eksitav. Nii et no ma arvan sama, lihtsalt vaatame seal, kui õiged mängud pihta hakkavad neil. Et neil minu arust on ka olnud mitte just, võib-olla me eksin Reali koha pealt hetkel, aga kas neil 3 üheväravalist võitu järjest. Ja mängud ei ole olnud ju teab mis mingi tipusatsidega, et ainult Atletica esikolmikust, aga see esimene mäng, Bilbao. Bilbao esimene mäng. Samas Getafe, kes on alati rõve tiim, mängib Portalas igal jälle sükest Simeone jalgpallist isegi veel mustemat ja sükest jõulisemat mängu. Ja Sociedad, kes tegelikult on ikkagi hea ja jätkuvalt hoidke silma peal Sociedadil. Nende treeneri Manuel Alguacil on ka üks väga-väga sümpaatne treener, et tegelikult need baskiklubid on võimsad. Selles suhtes ma olen ise alati baskiklubide põiet hoidnud, et selline muinasjutu lugu nagu ikka on, et teevad oma asja ja nagu Eestis Flora, et ei anna järgi ka oma põhimõtete. Ei tea, kui siigindel see asi on, aga eks ta hetkel tõesti vilja toob ja aga Real Madrid oli ka väike skandaal see nädal ju, et mingisugune selline, aga praegu nimesid ei tea, seal võib-olla oli seotud ka mõni põhimeeskonna mängija. Mina selle et on ikkagi need B-tiimi mängijad, et kõik olid B-tiimi mängijad. Midagi seal oli, et võib olla seotud. Kuulajatele siis teadmiseks, et igal pool käis läbi, et oli siis mingi alaealisega vahistamise skandaal jälle. Mingi seksiskandaal ja videoasi Real Madridiga seotud. Et ei juhtu neid asju ainult Inglismaal ja Manchesteris. Ma mõtlen küll, et jalgpalluri kõik tahavad sind, aga tegelikult iga nädal tuleb välja mingi vend, kes kuritarvitab kedagi kuskil. Ja, et ma arvan, et seal nüüd kinni mätsimisi on palju rohkem, sest raha on suur ja tähtis, et tegelikult see on ikkagi suht õõvastav, et raha jõul tehakse asju, mida tegelikult inimlikul tasandil ei ole mitte üldse võimalik mõista. Et aga midagi veel on, ei ole, mis siin Valencia tavapärane. Ja, Valencia lükkas ju täielikult Atletico knockouti. Atletico, kes just eelmine voor oli mingi 7 löönud Alvaro Morata, kes on, nagu paljud ütlevad, et jalgpallimaailma suurim rahapesu case, et oli löönud siin eelmine voor, kas hat-tricki või 2 golli, siis nüüd pani Valencia nagu lihtsalt 3 ära. See Valencia, kellele mina eel mõtlesin, et nagu nüüd võivad ka välja langida, sellepärast, et nii ebasümpaatne klubi, mida nad jätkuvalt Peeter Limmi käe all on. Aga treener on ju, kui me eksin, siis Ruben Baraja, kes oli ju, kes mäletavad aeg, kus oli see Baraja, Albelda keskväli, Joaquin paremal ajal, Vicente Vasakär, see nii-öelda vanad head ajad. Siis kui veel 4-4-2 oli adekvaatne jalgpallitaktika ja taevas oli sinise ja rohi rohelisel. Jah, nad on kaotanud 2 napikat mängu osa suunale Alavezile, aga eks seal tuleb ikka sisse ka neid. Et selles suhtes ma arvan, et neil ikkagi tasub natuke silma peale hoida, et see vilja läheb küll kehvasti, aga mis kuidagi arvati paralleelne Valencia see vilja hästi kuidagi sarnane, mis siis täiesti erinev nimi, aga alati jääd sassi. Ja mõned Euroopast tead alati hästi, ma olen meelde mõlemad, aga eriti see viia. See on Euroopa liiga kuningad, nagu, et kuidas see nii-öelda käib meem oli, et
Ramos läks lihtsalt selleks tagasi see Viljas, et Euroopa Liiga finaalis uuesti Salahi vastu mängida. Tantsi keppimeeste võidurjast. Tee, mis sa teed, jah. Sa võid veel viimane olla, aga Euroopas tõmbad ikka kotti pähe. Ja Steven oleks oli ju metsik, et võiksid Euroopa Liiga, aga liigas peaaegu, et langisid välja seal. Ja no täpselt, et see on müstika. Aga lähme praegu Saksamaa juurde, Bundesliga juurde. Mulle meeldis see vaar. See oli jõhkralt väravaid. Ja ei, no nagu eelmine kord mainisin ka, seda teised ei kuulnud, mis ma võtangi praegu viimased tulemused ette, siis mitte kunagi on 0-0. Ma võtan viimased 50 tulemust, vähemalt üks värav lüüaks. Tõesti, siin ei ole 0-0 ja eelmisoo. Viimase vooru võtad lahti, siis oli ainult üks meeskond, kes väravat ei osanud lüüa, see oli Ragnar Klavani Armas Augsburg. Leipzigil kolmekaini, aga ülejäänud lõid kõik väravaid. Nagu see on ka see, et eriti avapoolega alati lüüaks. Et Saksamaa on sellest müstiline, et Peti armastajad ka, et kui ikkagi paned avapoolega 0,5, siis suht kindlalt tunneb ära. No see reaalselt iga mäng vaatan, võtan lahti. No see Darmstad lõi 3 avapoolega, kes oleks oodanud, on ju? Ei oleks oodanud, aga lõppskoori 3-3 poleks ka nagu oodanud, et selles suhtes, et see Eintracht Bochum oli natuke siuke kinnisema, lõpupoole hakkasid lööma, aga muidu ikka päris palju. Ja see Dortmundi mäng oli ka, et vaatad juba, et Dortmund selge 2-1 maas lasid see 45+2, 45+6 ära oli ja mõtled, tüüpiline Dortmund, tüüpiline. Nagu hooaja lõpu viimane mäng. Ja, nagu hooli neist ja nad lihtsalt tänavad sind sellega, et nad on ludrid ja lasevad asjal minna. Ja siis lõpuks panevad seal 4-2 ära, ka teise poole lõpus need väravad. See Leipzigis see Simons, see noor poiss, see on hakanud niimoodi ära. Xavi Simons, jah. Et ma mõtlengi, et ikka alati, kui IFA't sa mängid, et siis ta 4 aastat tagasi juba Vandergi 15, 16, ma ei tea, mis ta oli. Nüüd ta reaalselt teebki seal Leipzigis, millest PSG-s oli, et seal ta väga ju ei teinud. Ta oli laenatud PSV-sse. Aga üldse mõtlen, et seal ta tegi eelmine aasta. Seal ta saigi vist natukene selle jala soojaks ja nüüd ta seal Leipzigis on ka 1+1 ja minu arust ta hakkab toitma vaikselt. Jah, järelikult on olnud hea karjääri planeerimine ja head arenguvestlused, sellepärast, et ikkagi on mul on nagu see karjäärist asju saanud. Leipzigil on ka see, et neil on palju neid Skandinaavia, Taani ja niisugused mängeid ka toovad sisse minu arust, et see Simonsile ka võib-olla sobib see. Selline Põhja-Euroopa satsi moodi mentaliteet rohkem või tundub vähemalt. Ma olen alati maininud seal, Forsberg ja Poulsen tuleb mis need asjana ette kohe. Et Holland ja Taani pole üksteist väga kaugel ka, et ma ei tea, mul lihtsalt tähendab alati mulje, et millegi pärast nüüd see Taani teema seal sees. Ikkagi jah, Schleswig-Holsteini liiduva, mis ta seal on. Aga mina vaatasin selle nädalavahetuseks Maiuspallale, see oli Bayern versus Bayer, ehk siis Müncheni Bayern ja siis ravimitootja Bayer Leverkusen, et ma juba enne nädalavahetust panin selle nagu mängu kirja, nagu ühe silmaga nagu piilusin seda mängu, aga tegelesin parasjagu nagu muude asjadega, aga nagu kõik ütlevad, et see oli nagu nädalavahetuse nii-öelda silmale kõige parem mäng ja eriti hea veel see ka, et lõpus siis ikkagi Bayern selle punkti kaotas, sellepärast, et nagu Bayerni võite naudib vist ainult Bayerni fännid, et muidu nagu tahad, et kukuks, täpselt nagu Floraga Eestis. Ma ei tea, ma ikka tean päris palju Flora fänne ka. Ei, ma ütlen, et fännid pooldavad. No jah. Kui teised tahavad, et kukuks, see on sama teema. Täpselt. Ma just mõtlen, ma vaatasin ka seda mängu ja ma elasin seal Telegramis ka kaasa selle, et go Leverkusen ja kohe keegi panin kurja näo ka mulle seal, et see Bayerni fännid. Aga muidu väga, minu arust see oli terve aja õhus, et see ei saa jääda Müncheni võit, see ei saanud. See oli nii ilus mäng ja Leverkusen vääris seda. Ja kui lendavalt on Xavi Alonso nii hästi mängisid, nad ei väärinud seda kaotust mitte kuskilt. See Victor Bonifacio, kes see seal on. Ja ristnurga karistuslöök oli super. Grimaldo ja Grimaldo, mis klubi kasvandik, FC Barcelona, läbi Benfica. Lõpuks nüüd jõudnud sinna Leverkusenisse, aga nagu mängivad hästi, et Leverkusen on minu tekkinud nagu selline kindel stiil Xavi Alonso käe all, et Xavi Alonso võttis eelmise hooaja keskel, olles tegelikult Leverkusen üles, minu arust on nagu Saksamaa parima nii-öelda vuti sellest pannud nagu kokku. Et ega midagi nii head seal minu meelest Saksamaal ei leidu, jah. Jah, see tõesti Leverkusen hetkel muidugi 4 mängu mängitud esikohta, aga ikkagi nagu tõesti need seisud ja ma midagi väga sellist teist silma polegi nagu jäänud, et tavapärane.
Dortmund on suht kehvast alustanud, ütleks. No ilma kaaduseta väga hästi. Nojah, sellest ikkagi, ma ei tea. Nojah, tabeliseis on petlik, see ei tõesti näita midagi. 4 mängu ja väga tihe on see. Õnneliku elu alus on madalad ootused, nii et ootame Champions League'i, see tähendab kindlalt teletulu, see tähendab stabiilselt tipus olla ja ehk siis ka kui Bayernil on pahasti, siis suudad tiite peale mängida, aga see on ainult tõesti võimalik siis, kui Bayernil on midagi pahasti. Aga Leverkuseniga seoses ma arvan, et kõigile 30+ fännidel ja jalgpalligurmaanidel on meeles 2002 hooaeg, kus Leverkusen seal viimase 2 vooruga mängis maha Saksa tiitli, kaotas Champions League'i finaali, kaotas Saksa karika ja kõigile lisaks nende kapten Pallak kaotas veel MM-i finaali ka Brasiiliale. Et siuke ma arvan ilus aasta, kus tahaks klubi juhtida. Mõtled, kuhu edasi, kuidas sa kõik nagu Bayer Leverkusenina, et sa oled nagu kõik peaaegu teinud perfektselt ja siis kukub kokku. Just, ma ei tea, võib-olla pettumuste poole pealt Mainz ongi võib-olla, ma ise ei paneks neid kunagi nii lõppu, et Mainz minu jaoks on olnud ikkagi pigem suur klubi nagu Saksamaal ja keskmik vähemalt 10, 8, 9, aga see aasta, eelmine aasta neil oli väga ebastabiilne, et hetkel ei saa üldse käima ennast, et -9 4 mänguga ikka liiga palju, ma ütleks, isegi nende kohta. Jah, aga võib-olla, ma ei tea, mina tean nagu Mainzi ainult kui endist Marek Lensalu, Jürgen Kloppi ja Toomas Tucheli klubi, et kes ka Pudesiga 2 vahepeal ei mänginud, et ise pole nagu kuidagi Mainz pole nagu silma jäänud. Ma tahaks ka võib-olla väikse seose seal, et ka üks päev sai arutletud seal Telegrami chatis, et hästi palju Luksemburgi mängijaid mängib Saksamaal. Siis just, et parimad mängid ka Mainzis ja kui Luksemburgi läheb kehvasti, läheb ka Mainzil kehvasti, et viimased mängud. See seletab nii mõnda. Et minu arust on natukene, Martínez on põhimees Mainzis, aga viimane mäng Luksemburgis oli kohutavna. Et seal võib olla mingi mentaalne, et kui sa oled ikkagi see süda seal poolikus ja ta ehitab väga selle seal satsis, et Leandro Martinsen on ta nimi, mitte Martínez. Ja seal on veel neid, et siis ma ei tea, lihtsalt siuke väike seost oli kohe meelde, et Luksemburg siin viimase mäng sai siuke pakki, mida Eesti ka ei saaks, võib-olla Portugali käest. Praegune Portugal vastu tuleb oleks suht hirmus küll, sest see on ikkagi juba meeskondlik Portugal. Aga kui me seda nii-öelda proovi episoodi tegime, siis sa väga võitsid pöialt Union Berliinile. Väga halvasti lähe, keskmine. Ja, nagu ütleme nii, et mis on 4. hooajaga sündroom, et tegelikult pole üldse ju nii kehv, et alati saab kehvemini minna, et on kuhu kukkuda, et tegelikult siuke suur ajalooline Saksa klubi on siis Borussia Mönchengladbach või ma ei oska seda ka hääletada. Mönchengladbach, et nemad on ka alustanud tegelikult äärmiselt kehvasti. Kehvasti, ootaks ikkagi rohkem, nende fännid kindlasti ootavad rohkem, aga see oli ju veel eelmine aasta, kus siis nad olid ju nagu krüptoniid Bayernile, et Bayernile nagu nad alati, kui suutsid nagu võidelda nendega teha mängu siukseks raskeks, ebameeldivaks, aga nagu praegu vaatad hooaja algus nagu ei suju, aga võib-olla ongi seda Bayerniga mängu vaja. Meil oli juba ühte Darmstadti raputust võib-olla Poolaga 3-0 ja nüüd toimuski see, nagu käis laviin üle ja nüüd võib-olla hakkasid mängima. Huvitav, miks Eesti koondisega nii, et ei lähe, et 3-0 kaotusi saada, nagu raputus ärkad üles, et 3-3. Aga nimede poolest on ju väga korralik sats selles suhtes, et ma isegi ühte nime ei oska hääldada. Natan Bobu min pole, aga tegelikult on ju seal Wanderkid Luka Nets näiteks mängib seal, keda väga pikka aega tegelikult Saksamaal hinnatakse väga kõrgelt noormängijat äärekaitses. Ta küll pingi peal oli viimane mäng, aga võib-olla selles ongi asjad teine poolek tuli sisse ja lekkinud nii palju. Luka Nets on siis tegelikult selline 2 aastat olnud nii-öelda see radaril hästi suur klubidel, aga pole siiamaani edasi astunud, et ma ei tea, ma ütleks, et täiesti võiks seal top 6 olla, aga ju siis... Ma arvan, nüüd see ikka paned natuke üle. Ei, Mönchengladbach ikka võiks olla ju. Ei võiks top olla. Top 6, võtta sealt, ma ei tea, Offenheim ära. Venemaa võiks normaalne riik ka olla, aga nagu selles suhtes, et ärme nüüd päris illusioonidesse ka lähed. Ei, olid, aga... Sul on Leipzig, Bayern, Union, Frankfurt, kes on nagu hetkeseisuga nagu ikkagi tugevamad kui Gladbach.
jah, noh, ma ukseks 7 siis. No 7, lepime. No mitte viimad, veel viimased. Ei no seda küll jah, mitte, aga nagu selles suhtes, et nagu jah, näitab. Saksa liiga, no me rääkisime eelmine kord ka tegelikult on väga tugev, ühtlane ja hästi selline vaatemänguline, et seal tõesti, noh, ma räägin, löövadki suures skooris, et üks lööb kogemata ühe rohkem kui teine ja 4-3 jääbki seis ja nii on, et ei ole nagu lihtsalt seda nagu mõnes liig nagu Inglismaal veeretad 98 minutit 0-0 ja noh, venitavad ka veel 0-0 pealt. Kui ameeriklased ja Gerard Piqué on tulnud välja igasuguste ideedega, kuidas jalgpalli atraktiivsemaks teha, siis võiks tegelikult minna Saksamaale ja näha, kuidas jalgpalli atraktiivsemaks teha, et müü odavaid pileteid, müü odavat õlut ja pane mehed kõrge tempoga mängima, siis tuleb väravaid ja pole mingit vaja sükest, ma ei tea, 3x30 mängu teha ja selliseid asju, et tegelikult Saksa jalgpall nagu fännluse kultuuri mõttes ikkagi, noh, minu jaoks on ta nagu Premist ees, et kui sa käid seda vaatamas, siis ta on kindlasti nagu võimsam ja ägedam kui Prem. Identiteedi poolest küll ja see kõik see, kui Saksamaal seotakse neid suuri üritusi ka nagu Oktoberfest, noh, lähed Münchenisse, september, oktoober on kõik on täis paksult, noh, et see ongi nagu see teema ja kui mainitud sai, see õlle teema on väga suur faktor, siis jalgpalli tehakse õlle ja õlle pärast, no üks nii-öelda, nad on sümbioosis omavahel, noh. Jah, mitut jalgpallimängu sa käid staadionil vaatamas täiesti kainena? No ikka, kui ma olen sõitma tavaliselt, no ma ei ela Tallinnas. Vaatamas, ma mõtlen. Noh, mõtlengi, et kui Tallinnasse sõidan õhtul koju ka vaja sõita, ma ei saa juua, noh, see on sul hästi läinud. Muidu ikka, kodus ikka alati võtad ja vaatad, noh. Aga lähed välismaale vaatama? Ikka. See käib nagu juurde, et see on siuke prolede sport, vaata, et see käib selle juurde. Aga liiguks edasi siis Prantsusmaa juurde. Üllatus, Katar ei juhi seda. No 5. on, noh. Tegelikult ma eelmine nädal või eelmine kord maidisin seda natuke vastu ka, et nad ei ole praegu väga kindlad olnud, et noh, kindlad pretendent, aga järjest komistavad siin. Neymar nagu ja Mbappe, ma tahtsingi öelda Mbappe, üritab seal tassida, aga tassib ka, aga no üksi ei suuda. No. Ja ta selle Mbappe nooremale venele anti ka vist. Debüüt, mis on see varsti on nagu need, noh, kes see Greek Freak on nüüd, Antekanna Popopou või NBA-st, no see Greek Freak, noh. No, sama palju vendi nagu varsti profi mängivad kui seal, aga... Bellinghami ka. Hey Jude. Aga samas vaatamata sellele kehvale algusele PSG 2 viiki, kaotus 2 võitu. Nad on ju liidriks 3 punkti kaugusel. No ja see tõesti. Ma arvan, ma ei leia mitte ühtegi täie mõistusega inimest, kes oleks valmis panustama suure summa selle peale, et PSG ei võida liigat. Passoti peale ja pärast Monaco võidab. No okei, noh tegelikult on tõesti seal... Noh, kaotused ongi ju ainult, noh ei tegelikult ei ole ainult. Tõesti, Monaco on kaotuseta, Nice on kaotuseta, Marseille on kaotuseta, aga neil on viike. Et noh, see on nii algus, aga ikka... Ongi, noh, ilus on ju, kes Nice ja Marseille kestavad. No Marseille ikka on topis tavaliselt, noh. Ja ta võib, noh... Teise koha peal, teine kolmas. Top 4 peale, no see ongi, top 4 on see, mida kõik klubid tahavad, see on meistrite liiga ära, on ju. Et PSG ju, nad võivadki siin punkte kaotada, aga peaasi, et nad oleks kevadel vormis. Ei, ma on nõus. Kui on mingi treener, kes paneb PSG mängima kogu plejaadis, kes neil seal käinud on, siis mina usun, et see on Luis Enrique, kes on lihtsalt, noh, ta on psühhopaat nagu. No mees, kes vabal ajal jookseb mingi ultratriatlone ja asju ja maratone, no ta rõhuab oma mängijatelt palju, et seal oligi vaja nendest Neymaridest ja Verratidest lahti saada, et ta paneb selle tiimi mängija, tal on ju 2 ründajat, keda neil on vaja, nii Gonzalo Ramos, kes on küll liigas kehv olnud, kui siis see Randal Colomani, kes ostati seal 110 miljoni eest. Noh, Marco Asensio, keskväljal on Ugarte, et noh, ta paneb selle tiimi mängima ja ma arvan, et et PSG on Champions League'is nagu päris tiim on praegu suurem kui kunagi varem. Sest varem oli ta siuke nagu noh, staaride pleada, pane sinna Messi, Mbappé ja Neymar ja noh, see on tore, et neid on tore vaadata, nad võivad palju särke, aga see ei ole meeskond. Aga nüüd ma näen lihtsalt seda, et Enrique võib vorpida nad meeskonnaks, ta saab seda teha, sest nad võivadki seal anda sügisel 10-15 punkti ära ja selle kevadel vabalt järgi võtta. No jah, see Mbappe on ka kuidagi vabam vaata, kui ta ei ole nagu kolmikus, vaid ta on üksi. No eks ta teab ka, et suvel saab ju Reali minna, et siis ongi siuke hea tunne, et saab viimased mälestused siin klubis luua ja... et tegelikult üldse noh, ei, algus on tore ja tõesti väga jälle äge liiga, tõesti väga äge liiga, jälle palju väravaid üldiselt. Prestoi, Stade Brest siis Prestoi, no see on väga suur üllatus alguses.
kuigi noh, ega kui nüüd mängud ette võtta, kellega on mänginud, noh, Reim vastu võitsid, noh, ma ei tea, ei ole väga hull ületus, on ju. Mets 2-2, Mets on ka väga heal kohal praegu. Noh, Rennet 0-0, tegelikult need ei ole mingi ülearu kindlalt mänginud. Aga noh, jällegi võtad oma punkte vajalikus kohas, on ju. Aga eelmise hooaja PSG suuri konkurent Lens. No, ma pigem... 1 viik, 4 kaotus. Lyon samamoodi, täiesti kohuta minu jaoks. Ja Lyonis olid ju fännid väga protestisid. Ma just mingi aeg vaatasin, et fännid protestivad, on ju, ja mängijad seisavad piinlikult seal reas. Siis ma mõtlesin, et huvitav, mis PSG omanik selle peale siis nagu teeb. Ja minu tähelepanuvalt välja oli üldse jäänud see, et Lyon on ka ameeriklastele müüdud, kui kunagi oli seal see Jean-Michel Aulas, kes mäletavad, et nad kelle käel ju 7 aastat järjest nad võitsid Prantsuse liiga. Praegu uskumatu mõelda, et noh, PSG võib siin 5-6 võita, ikka tuleb Monaco või keegi vahele või Lille, aga 7 aastat järjest võitis kunagi Lyon. See tundub lihtsalt nii uskumatu, see on nii ammu, see oli 2000-ndad. Ja siis praegu vaatad seal tabeli lõpus, ja noh, lihtsalt ei saa mängu käima. Juninjot vaja sinna, kes karistuslööke lööma. Jah, aga kes ta ei olnud mitte seal meeskonna spordidirektor mingi aeg, aga siis ütleme, rajas vundamendi meeskonna tulevasele allakäigule ja siis... Ta ei leidnud siukest enda nagu ise. Ei, tegelikult tõesti Prantsusmaa liiga on väga hästi alanud, väga huvitavat alanud ja võiks samamoodi edasi panna ja noh, polegi siis kindlat outsiderit, ma ütleks. Et Mets võib-olla olekski olnud minu arust, pigem kui nad tulid ka sealt on ja... Ja siin on ka tähelepanu see... näiteks, noh. Ja Talu võid see mina Prantsusmaa karika, aga tegelikult tasub tähelepanu seda, et kui varasemalt on Prantsusmaal olnud ju 20 kõrgliga meeskonda, siis praegu on 18. Et see kindlasti ka nagu muudab natuke mängu, et seal on nagu võib-olla natuke suuremad ja natuke võimsamad klubid, kes ju alla langevad. Kui sa praegu vaatad, et kui sa mõtled nagu Prantsuse liiga peale, mis klubid seal võiks olla ja sa praegu vaatad seda 18 tiimi, kes on ja sa ei näe seal Bordeaux ja Saint-Etienne'i. Et noh, samamoodi kui Saksamaal vaata on ju väljas ju Schalke ja HSV on ju, et kes nagu need gigandid langevad, et kuidas nagu jalgpallil mõjub ja noh, kes 2008 või millalgi võitis veel ju Bordeaux või Prantsuse liiga vaata, kui Christian Gourcuff lõi seal väravaid ja Laurent Blanc oli vist treener. No Schalke ka tegelikult, no Saksamaalt läksime möödaga. Nad seal Bundesliga 2 ka praegu täiesti heitlikud. Väga hea, mina loodan, et langevad välja. Et kui sa Gazpromi oma sponsoriks võtad, siis sa võikski klubina eksistentsi lõpetada. Nad olid Magdeburgi vastu 3-0 taga, aga nad tulid 4-3 võidu peale, nii et nad jälle napilt pääsesid seal viimane mäng. Kurb, Magdeburg on väga ilus lill. Vabandust, nad olid 2-0 taga, aga noh ikkagi selles suhtes 4-3 peale tulid lõpuks. Jah, et ka gigandid heiklovad. Ma mõtlen alati, et mis nagu fänni surve võib seal olla, et siin Eestis mängijad mängivad, ütlevad, ma naljakas mõnikord kuulda, et mõni mängija ütleb, et tunneb nagu survet. Ma mõtlen sellest Schalke mängi mingi Bundesliga 2-sse, sa saad tappa nagu, et nagu, vaat see on surve nagu, ma eeldan. Ei no Eestis tänaval võid ka kõndida, keegi tunne äragi siin jalgpallur. See on see meistriga jalgpallur. Aga noh, seal on ikka veits teine elu, seal saad tõesti vännidelt nuve ka, kui ikka kehv oled. Nagu Kreekas seal teenis mingi penalti lasti kohe lahti, nagu ebareaalne lihtsalt. Jah, see on siuke nagu, see on kuumavereline jalgpall. Et sellist lepingut on ikka piinlik teha ka ja järgmine lihtsalt ei lähe inimesed sinna, aga noh ikkagi jah. Et Saksamaal, nagu ikka HSV seal võitleb alati Bundesliga üle peale, aga ei lõpuks ikka ei tõuse ära. Väga hea, Põhja-Saksamaal peabki olema liigas ainult Werder Bremen, Kiel. Holstein Kiel on ka seal. Aga mis on Saksamaa jalgpalli kuhul, me siin hüppame jälle teemade vahel, aga huvitav, et kui vähe on Ida-Saksamaalt tegelikult klubis, et sul ongi ju ainult Leipzig. Varasemalt oli kas Hansa Rostock oli. No teises liigas praegu. Jaa, aga nagu Ida-Saksamaalt sul ei ole Bundesliga klubis. Et kuidas tegelikult ikkagi see nõukogude aja jääk ja pärand nagu ühiskondlikult mõjutab nii igal tasandil, et see on lihtsalt... Ja, teises Bundesligas on neid omajagu jällegi, võib-olla üksid tõustavad sealt üles radupidi. Just, et ega see Hansa Rostock on ka ju väga suure ajalooga ja suur klubi, et noh, vaatame, kuidas see... No Hamburg pigem põhja juba täiesti. Jaa, ta on ikka Taani külje all juba seal. Jaa, ta on ikkagi sadamalinn. Aga räägime korra Inglismaalt. Seal on ka siis... Araabia Ühendemiraatide riik on tabelit juhtimas, 5 mängu, 5 võitu. Pole üllatus. Siis ei ole üllatus.
üllatus natuke on alatiline failija, et tiim, kes suudab 2 hobuse võidujooksus 3. jääda, ehk Tottenham Hotspur on võitnud 4 järjest, on teisel kohal. Et hakka ise uskuma seda. Nüüd võitsid jälle lõpus ju täiesti. Vastik kohe, et hakka uskuma seda hangepooli. Nüüd täiesti üle ajal, mingi 9+12 võitsid või mingi siuke... Ära ostetud. Nagu Manchester, okei, selleks. United on küll oma summad valesse kohta. 9+8, 90+10 Tottenham. 2 väravat. No see... 9+16 oli veel kaart ka, nii et see... Ei, no siis seal oli ikka mingi suurem jama, et see 16 minutit oli lisaaega vähem. Ja. Mina klausust ma ei vaadanud mängu. Ma sõitsin jälle, ma ei saanud vaadata. Ma arvan, et ma ei leia kunagi endale nagu nii palju vaba aega, et ma Tottenhami mängu vabatahtlikult vaataks. Aga kui nad mängid lemmiktiimiga? Ei, no siis ikka leiab. Aga ma ei vaata Tottenhami. Et Liverpool on alustanud ootamatult hästi. Vaatama oma siis selle keskvälja uuenduskuurile. Arsenal võttis väga raske võidu ära Evertoni vastu, kes on lihtsalt nagu sats, kes tegelikult võiks, kuidas nüüd öelda, võiks siin alla ka langeda, et minul poleks selle vastu mitte midagi. Et, mis sats? Everton. Everton, jah. See on ju, ma ei tea, see on nagu anti-jalgpall, nagu, mida Everton on aastaid mänginud, et minu meelest, jalgpalli saab mitut moodi mängida, aga kui sul lihtsalt mingi Cherry Mina, kes käivad ja näpistavad, on ju seal väljakul mängijaid ja kui su nimi Cherry, siis sa teedki siukest asja. No Tom ja Cherry, selles suhtes, aga tahtsin korra peatuda Premi minu meelest ja sellest on muidugi kõik juba rääkinud, aga West Ham, et kui hea signingu nad tegid Ward Prowse'i näol, et nad panid raha nagu juba Premis tõestanud mängi alla, nad kasutasid ära seda Southamptoni nii-öelda allalangemist, tõid endale nagu spetsialisti, kes Premis võitleb, mängib alati oma koha välja, et tegelikult minu meelest väga hea siis täiendustiimile ja võib täitsa uuesti öelda, et David Moyes on football genius. No, nõus. Ei no, jah, Prem on Prem. Et kas... Premis tõesti väga palju ei peatuks, et kõik nagu jälgid, ma ise jälgin ka kõige tihemini. Ja, ma lihtsalt tahan välja tuua, et nii kaua kui see võimalik on, siis Nottingham Forest edastab Manchester Unitedit ja Chelsea't. Ja seda on alati hea. Aga ma ütleks, et United mängib kehvemini kui Chelsea. Lihtsalt juba mängupildi poolest ma mõned mängu vaadanud eile vaatasin 12 minutit Chelsea mängu. Minu jaoks on naljakas see, et nad parkisid Bournemouthi vastu ja mängisid aega 0-0 peal. Aga üks asi on ikkagi see, et millest võib-olla väga paljud võib-olla ei tea, ei ole fännid. 11 mängijat on vigastajad, kellest 8 on põhimehed, pluss kõige noorem koosseis Premis. Natuke läheb aega, ma arvan. Aga neil on nii palju seda kaadrit, et Kuku oleks väga vajalik, ütleme ausalt. Selline vend lööks ees väravaid. No kas lööks? No, 100%. Mul on siuke tunne, et Chelsea's ei löö mitte ükski ründaja väravaid. Ei Timo Werner, ei Aubameyang, ei Lukaku, ei Shevchenko. Ei tea, jah. Aga ei, number 9 ei löö, neil on mingi needus. Särgi number, 2. Et ühesõnaga vaatame, et ma arvan, et seal võib veel ka tekkida ikkagi, see on nii väike tabeli vahe ikkagi, et vähe mängitud. Aga hüppaks siit siis Euroopa klubipüramiidi tippu täiesti, et nüüd on ju algamas homme ülehomme meistrite liiga. Mis klubi meistrite liiga kõige rohkem võitud, on sul meeles? Real Madrid. Madrid, et Real Madrid on tõesti kõige rohkem seda võitnud. Tuletame meelde, et on võitnud ka 2 Ida-Euroopa klubi, Bukarestist Aua ja Srena Zvezda, et see on see, mida alati kiputakse ära unustama. Aga siin vaatasin, teisipäeval on juba mängud, et homme. Ja, homme, et mina ise vaatasin siit välja teisipäevadest mängudest, mis mind nagu kõige rohkem huvitaks. Et teisipäeval mängivad näiteks Lazio, Atletico Madrid, PSG, Dortmund. Et ma arvan, et muidugi mõnele 90-ndate fännile, et Newcastle, AC Milan. Aga ma arvan, et mina vaatan kõige rohkem või kõige suurema huviga vaatagi seda Lazio, Atletico Madridi mängu. Ikkagi Diego Simeone kui endine Lazio kapten ja Sarri, kes oma jalgpallifilosoofialt on ju täielik vastand Diego Simeonele. Et lihtsalt see saab huvitav selline match-up olema, kus ma arvan, et Atletico on kerge favoriit, sest neil on minu meelest natuke kvaliteetsem koosseis. Samas Lazio võitis Napolit, kes ka üritas jalgpalli mängida ja tegid seda täiesti nagu hästi, et küsimus ongi, kas Atletico üritab seda teha või mitte.
Aga jah, muidu, mis arvad, milline grupp nendest kõige põnevam on, et ma arvan, et see kõige mainstream F-grupp ongi kõige tugevam, et seal Milan, Newcastle, PSG, Dortmund, 2 suurt klubi langeb välja konkreetselt. Jaa, see on tõesti... Ikka päris rets surmagrupp lihtsalt, Ütleme, et võta sealt ükskõik mis sats, pane teise gruppi ja põhimõtteliselt edasi, Jah, mulle endale tundub ka tegelikult see grupp tugev, kus on Union, Berliin, Napoli, Madrid ja Praga. Praga on seal küll outsider, aga vaata praegu see grupp A-d, kus on United, Bayern, Kopenhagen ja Galatasaray. Kas nagu, mitte Bayern, kas United saab edasi või ei saa? 4. jäävad. See oleks küll, sest vaat Galatasarayst on siin läinud ju nii Wilfred Zaha, kes Unitedis mängis mängu ei saanud, Mauro Icardi, Hakim Ziyech, et nimesi kui palju, kas see tiim on teine asi, aga nagu minu mõnest oleks äärmiselt tore, kui keegi nagu suurtest välja langeks, et... No seal on see lootus küll. Et see on, kas see on viimane aasta, kui meistrite liiga toimub praegusel alagruppide meetodil, et järgmises aastas vist minnakse üles sellele Šveitsi süsteemile. Et alagruppi mänge kui sellised nagu ei ole, et toimub nagu liigatabeli süsteemis. Et keda huvitab, saate ise järgi googletada, mis asi on Šveitsi süsteem, kuidas see toimib. Aga... Toimub nagu Šveitsi kellavõrk. Aga minu jaoks on ka grupp D hästi huvitav, kus on Sociedad, Salzburg, Inter, Benfica. Et Inter, Sociedad tunduvad sellised loomulikud favoriidid, aga Benfica Euroopas on alati nagu kõigile hambaid näidanud üldiselt. Salzburg, ta on talendivabrik. Et tegelikult on huvitav, aga samas, kui ma peaksin panema, kes edasi lähevad, siis nagu, sa ikka paned suured edasi. Et kohati selles suhtes see huvi meistrite liiga alagrupi turniiri vastu nagu on langenud, sest ma olen veendunud, et kui siin mängivad Crvena Zvezda ja Manchester City, siis ma ei näe sealt mingit põnevat match-upi, kus Crvena Zvezda läheb ja mängib kui võrdne võrdsega ja paneb seal 1-0, 2-1 ära. Et ma näen lihtsalt seda, mis oli see Celtic Barcelona, kus Crvena Zvezda teeb 2 lööki, 2 väravat, hoiab 13% palli enam-vähem. Ja seda heal juhul nagu. No nagu natuke nende ikkagi jah, selle sama punase tähe meeskond, siis Crvena Zvezda loodan, et natuke ikka seal midagi teeb, et tõesti nagu sa räägid, et ma ütlen, et grupp on raske, Young boys, okei, võib-olla võida neid noori poisse, aga kui neid käppima hakka nii. Aga Manchester City vastu võiks ju üllatada, sest see, Serbia atmosfäär on tegelikult kõvasti ägedam isegi kui kuskil Itaalias Saksamaal, et seal möll on ikka staadionil ikka meeletult, just seal Belgradis, jah, see on jube, ma olen ise ka käinud seda Belgradi derbit korra vaatamas, aga mõtlen ausalt, ega selle Red Stari vastu, ehk siis selle Crvena Zvezda vastu ka mingit sümpaatiat pole, et on ta ka ju mingi hiinlaste omanduses või hiinlaste sponsoreeritav, et ega seal nagu jah, tänapäeva jalgpallis on rohkem niimoodi, et ma juba olen rohkem kellegi vastu kui kellegi poolt. Ja see käibki nii ju, endal käge ju. Poliitikas ka niimoodi, et... Äge on ju vaadata ju, kui failib see, saab lisavürtsi vaata. No siis on ju, küll on hea Arsenali ametlikul fänklubil, et... Kahjuks me Eesti jalgast rääkis aega, mina olin eile küll väga pettunud, kui ma Kuressaares ühte mängus vaatasin, kui seal VAR tegutses. See sama asju välismaal ka meeldib, kui näiteks Mänul võeti ära, kui jaapanlastel loeti ära, kui niimoodi joone peal palju oli. Aga Mänul ei loetud ära. No samas eksimustust nagu õpitaksegi, et selles suhtes see... Koristan siia nina punane, ma arvan. Aga see selle. Millest on nina punane? Et nii ta on. Aga ma arvan, et... Mis sa arvad, kes võidab meistrite liiga? Kui sa pead ühe tiimi peale täna raha panema? City. Ja ise ütles tegelikult samamoodi. Aga mingi optimist minus ütleb, et tegelikult kui me vaatame kõiki tiime, kes Champions League'is on, siis Arsenali tegelikult ma arvan ka suke hea top 4 jõuda. Šahtjõr Donetsk võidab. Golf on 1-3000-le. Millal Šahtjõr Donetsk viimati oma kodustaadionil mängis? Aga see ei loe. No ikka loeb. See oli vist 2013, ennem kui ennem kui seal venelased hakkasid oma rahvavabariike tekitama. Royal Antwerp näiteks. Ja kelle treener Mark Van Bommel on ikkagi treener endine Barcelona mängija. Aga ma ikkagi arvan, et pigem tuleb päris igavuslik alagrupp, kus seda huvi on pigem vähem, sellepärast et
kas sul keskmine asiaat viitsib Kopenhaagen Manu mängu vaadata, meile võib-olla on huvitav näha, et noh, me siin ka võib-olla hooajalises sõpakas keegi Flora läheb Skandinaavia tuuril, teeb Kopenhaageni ühe mängu, et nüüd kui päris no seegi asi, kvaliteetsed noored. Ma lihtsalt julgeks võib-olla väike triggeri panna, et võib-olla PSG ei saa siis grupist edasi. Ma arvan, et see on tegelikult suht võimalik, sest et noh, ma ei ütleks, et need kõik võivad üllatada PSG-d, sest et noh, Milan võib, Dortmund võib, Newcastle, miks mitte. Nagu raske on vastu võidelda, aga samas nagu Newcastle. Come on, ei, mulle meeldi Newcastle küll, aga samas rohkem kui Mänu näiteks. Ei no jaa, aga kas me nagu minu meelest Newcastle seekord tuleb välja, kui hästi nad suudavad mitmel rindel mängida. Ma arvan, et see ei ole väga hea. Callum Wilson saab top scooriks seal Champions League'is. No väikest talle nagu. Ei, aga tegelikult ma arvan, see päris huvitav. Kui Callum Wilson hakkab kuradi seal top scooriks, ükskõik kus, ma jooksin järgmine aasta pool maratonina või kõnnin. Aga kui jooksed? See pett on ju. Nagu, aga see sõna jääb siia praegu. Seda ei juhtu. Sa raiud nagu Ott Järvele juba mingid asju. Callum Wilson saab enne mingi lihase vigastuse, ongi kõik nagu. Inglis koondisesse sai ju. See ka asi nagu. Saagu Eesti koondisesse. Iga üks saab Inglise koondisesse. Kes ei saa, saab Poolasse. Dortmund on liiga ebastabiilne, AC Milan. Ma ikkagi arvan, et võib. Lähevad Euroopa liigasse hoopis. Hakkavad seal mõnema võidu. Ongi, saabki seda võidukultuuri harjutada, et saab pappe ka karikat. Sa pead midagi võitma, et lõpuks nende suurte karikate peale mängida. Prantsusmaa karika peale ei tahagi mängida enam. Aga ma arvan, et praegu on paras aeg, ma arvan, kokku tõmmata. Euroopa liigat ju vaatage. Euroopa liigat või? Siuke asi on ka olemas või? Ei, ma niisama. Ei pea tõesti, tegelikult meil 51 minut. Jätame midagi järgmiseks nädalaks ka. No kui mängud ära on juba olnud, on see mingi Pakka Topola sats on Euroopa liiga grupis, aga ma olen. Nimi on Pakka Topola. Mis asi on? Kasvastani klubi. No seal ju raha on. Patška või Paika, ma ei tea. Ühesõnaga. Jah, ma arvan, lõpetame tänaseks ära. Läheme edasi järgmine nädal analüüsime, toome süvaanalüüsi teieni Euroopa liigast. Aitäh kuulamast. Sa tuled Tartusse siis, on ju? Sa tuled Tartusse siis? Ma Tartus käin tavaliselt 2 korda aastas. Ma ka Tallinnas. 2 korda käinud. No võt, mõtleme välja ja vaatame, kuidas siis Florat loputanud Rakovil Euroopa liigas läheb. Aga meie poolt tänaseks kõik ja kuulake meid jälle.